Objektiivi raadio. Tervist, head Objektiivi raadio saate kuulajad, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on vaimulik ja kirikuloolane Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus, tere head kuulajad! Seekordses saates räägime Eesti välispoliitikast ja miks mitte ka sisepoliitikast. Ühiseks nimetajaks on Eesti julgeolek ja Eesti riigi käitumine ning Eesti nomenklatuuri käitumine. Eelkõige pidades silmas seda, mida hiljuti on väljendanud meie vabariigi president Alar Karis üheskoos tõsi Läti peaministriga, kes on siis erinevates intervjuudes rääkinud Euronews väljaandele, et Euroopa Liit peaks määrama erisaadiku otsekõnelusteks Venemaaga Ukraina sõja lõpetamise teema. Ja see on toonud kaasa loomulikult hirmsa kriitikalaine Karise suunas. Siin ka Postimees kirjutab oma juhtkirjas, kuidas president on Dubais libastunud. Urmas Nemvalts teeb temale omases suhteliselt rõvedas toonis karikatuuri Karisest kui põhimõtteliselt vaata et peaaegu Eesti riigi vaenlasest, kes ka Moskva kirikuga siin tegeleb. Ja loomulikult on nii välisminister Tsahkna kui ka ennast Eesti välispoliitika ja julgeolekupoliitika suureks spetsialistiks tituleerinud Marko Mihkelson karmis toonis kommenteerinud Karise väljaütlemist. Ehk siis keegi ei tohiks ei Euroopast, Eestist ega Baltikumist Venemaaga läbi rääkida, kui väga lihtsalt see asi kokku võtta. Ja võib-olla kui saate teises pooles räägime ka kirikute ja koguduste seaduse arutelust Riigikohtus. Seal on ka välja öeldud olulisi mõtteid ja isegi skandaalseid mõtteid, seda eelkõige siis Allar Jõksi suust, kes valitsuse esindajana käis seal rääkimas ning ütles seda, et riigil peab olema õigus kirikuid lõpetada, sest neil võivad olla kahjulikke ja ohtlikke suhteid välisriikidega ning riik peab siis sellisel juhul kirikuidki olema võimeline lõpetama. Sellised teemad tänases saates, aga ma annan sinule sõnajärje üle, Veiko. Ja, seda on huvitav vaadata, kuidas president Alar Karisest on nüüd korraga saanud suur riigivaenlane number 1. Et tegelikult ju mitte väga ammu oli just nimelt Alar Karis see mees, kes ühes oma kõnes ütles, et Venemaa tuleks põlvili suruda. See oli vist veel aastal 2024. Venemaa tuleks põlvili suruda, ehk siis rakendada Venemaa vastu sellist jõudu, et Venemaa kaotaks sõja Ukrainas, oleks sunnitud alla andma, oleks sunnitud nii-öelda põlvili laskuma siis ja lääneliitlased saaksid siis dikteerida omad tingimused selles osas, mida Venemaa edasi teeb. Ja nüüd viimaste kuude või võib-olla ka viimase aasta jooksul on Karis tegelikult tundub, et Venemaa suhtes oma hoiakut muutnud. Võib-olla mitte Venemaa suhtes, ta tegelikult ei ole ju kordagi isegi praegu mitte ju Venemaad mitte mingil viisil nagu positiivselt esile tõstnud. Kõik need tingimused on ju ikkagi samad, et Venemaa peab Ukrainas agressioonisõda, tapab inimesi, käitub rahvusvahelise õiguse vastaselt, et selles osas ei ole ju ka mingit lahkmeelt ja Karis ei ole ka seda positsiooni muutnud. Küll aga ta on muutnud lähenemist sellele, kuidas siis Lääs peaks jätkuvalt reageerima Ukraina konfliktile ja mida seal ette võtma. Ja siin on loomulikult ju taustal suured muutused maailmapoliitikas. Et Ameerikas on vahetunud administratsioon, võimule on tulnud Donald Trump, kes soovib rahu teha Ukrainas, soovib selle konflikti ära lõpetada ja mingis mõttes me olemegi olukorras, kus meie suur liitlane, kõige suurem liitlane tahaks Ukrainas võimalikult peatset rahu, küll aga Eesti progressiivne jutumärkides võimuliit ja samuti ka Euroopa sõjapartei
tahaks selle sõja jätkumist, võib-olla erinevatel, võib-olla ka samadel põhjustel. Ja nüüd president Karis on korraga sellest konsensusest ära nihkunud. Pigemini praeguse Washingtoni administratsiooni poole. Ja avalikkusele sai see selgeks siis, kui president Karis käis möödunud aasta, oli see vist novembris, Kasahstanis ja siis keeldus Eesti suursaadiku soovitusel sellistest väga jõulistest hukkamõistmistest Venemaa aadressil, arvestada siis Kasahstani positsiooni ja sellest tuli kodus suur skandaal. See toodi ajakirjandusse ja see Eesti suursaadik Kasahstanis sai ametist lahti. Välisministeeriumi juhtkond tegid ametist lahti, siis peamiselt, eks ole, Tsahkna välisministrina ja Jonatan Vseviov kantslerina. Ja president Karisele heideti juba siis ette sellest ühisest noodiraamatust või lauluvihikust eemaldumist, et ta nüüd keeldus seda selle järgi toimimast, et meil on üks välispoliitika Eestis, seda siis otsustab välisministeerium ja president peaks siis ka selle järgi joonduma. Ja nüüd muidugi, kui Karis on koos siis Läti peaministriga pakkunud välja sellise idee, et Euroopa Liit peaks ka kuidagi olema võimeline Ukrainaga seonduvalt rahukõnelustel osalema ja nimetama oma esindaja ametisse ilmselgelt Kaja Kallas, Euroopa Liidu kõrge esindaja välispoliitika ja julgeolekupoliitika küsimustes, ei saa selles rollis hakkama, sest Venemaa lihtsalt Kreml ei aktsepteeri teda mingisuguse Euroopa esindajana seal. Kallas, kes on tegelikult kogu oma karjääri üles ehitanud Venemaa suhtes selliste sõjakate ja lärmakate avalduste tegemisel, et ta on ennast ise nurka värvinud, et ei ole mõeldav, et tema nüüd oleks Euroopa Liidu esidiplomaat Ukraina küsimustes ja üldse Venemaaga suhtlemises. Nii et tuleks siis nimetada Euroopa poolt mingi uus eriesindaja ja Karis on siis tõenäoliselt ka Washingtoni toetusel või siis heakskiidul liikunud ka selle idee taha, millest ta siis nüüd paraku erineb Islandi väljaku ehk siis välisministeeriumi positsioonist. Ja see on muidugi marru ajanud meie võimuringkonnad, välisminister Margus Tsahkna, peaminister Kristen Michali, siin Tsahkna on öelnud, et Kremli ukse taga kraapimas käimine nõrgestab nii Ukraina kui Euroopa positsioone. Kremli ukse taga kraapimas käimine. Ja peaminister Kristen Michal on siin öelnud jällegi, et Karise väljaütlemine on vastuolus Eesti põhimõtteliste väärtustega. Et need on väga tugevad hukkamõistvad sõnumid valitsuse poolt presidendi aadressil, et seal ei ole vähimatki kahtlust. Ja loomulikult ka meie peavoolu ajakirjandus, mis jällegi sellistes olulistes küsimustes joondub nagu ühele positsioonile, on läinud sellega kaasa, et sa mainisid Postimehe juhtkirja ja Urmas Nemvaltsi vastikut karikatuuri ja selle Postimehe juhtkirja pealkiri oli president libastus. Vot selline asi, et president meil libastus oma ettepaneku ja väljaütlemisega. Delfi läks muidugi veelgi kaugemale ja lõi selle lausa teemaploki Karise skandaal. Nii et ajakirjandus tahab seda kujutada mingisuguse skandaalina, mingisuguse presidendi eksimusena, mis peaks ta nagu täielikult poliitikas maha kandma ja ma ütlen seda, olles sugugi mitte Karise fänn. Mulle ausalt öelda Alar Karis ei ole kunagi tundunud nii-öelda oma presidendina, kuigi ta võrreldes oma mõned eelkäijatega on kindlasti olnud tunduvalt parem, aga üldiselt ei ole ta mulle väga sümpaatne olnud, aga nüüd ma vaatan, et Karis siiski otsib oma joont. Ja muideks veel Delfi juhtkirjas toodi üks selline näide. Kujutad sa pilti, et seal kujutati siis presidenti olukorras, kus meie rahvas või ütleme Eesti tervikuna laulab püha ööd. Toodi selline kujund.
Eesti laulab pühaööd, aga nüüd president hakkab korraga ajama oma joru "Ma lõbus õllepruulija". Ja siis tuleks öelda, et see pühaöö, see armastatud jõululaul tegelikult ju seisneb Venemaa tükeldamises, Venemaa põlvili surumises, Venemaa häbitamises, Venemaa purustamises, Venemaa lüüa saamises. See on pühaöö. Kõik on maas, rahu sees, nagu selle traditsioonilised sõnad kõlavad. Ja nüüd korraga president tuleb sinna, hakkab oma joru ajama täiesti viisipidamatult üle laulma sealt, et "Ma lõbus läbi rääkija" või mis iganes. Et kuni selliste kujunditeni on siis meie ajakirjandus juba jõudnud. Nii et see näitab mõnes mõttes ka sellist täiesti skisofreenilist olukorda, mis siin Eestis on suhtumises Venemaasse, meie naaberriiki, ja võib-olla ajaloolistel põhjustel me tõepoolest oleme ju palju tundlikumad kui näiteks, ma ei tea, inimesed Hispaanias või Portugalis või Prantsusmaal, kus Prantsusmaal viimati Venemaa sisenes sinna Napoleoni sõdade ajal, eks ole, et seal ei ole seda ohtu olnud. Aga teistpidi jällegi, et kas me tõesti siis sellise väikese piiririigina peaksime endale lubama, eriti just oma välispoliitilise eliidi poolt, sellist käitumist Venemaa suunal, mis ju tegelikult otseselt meie julgeolekut kahjustab, meie suhteid Venemaaga pingestab. Need on niigi pinges, eks ole, kogu selle Ukraina olukorra ja ka muude asjade pärast, et selles mõttes mina näen president Alar Karise initsiatiivi, või kuivõrd see nüüd tema initsiatiiv üldse on olnud, aga seda toetust läbirääkimiste suunale igal juhul parema sõnumina, hea sõnumina kui suhete pingestamisele ja vastuoludele suunatud poliitikat. Ja ma tuleksin ühe momendi juurde siin, mida sina ka juba mainisid, aga mis tegelikult vajaks nagu veel täpsemat või mitte võib-olla täpsemat, aga vähemalt laiemat sellist artikulatsiooni siin saates. Ja see on see, mida Alar Karis välja ütleb seoses Euroopa Liidu erisaadikuga Venemaa suunas, kes hakkab läbi rääkima ka Ukraina küsimusi puudutavates asjades. Ja see loomulikult, nagu sa ka mainisid, on väga selgelt Kaja Kallase pihta olev lask. Ning siin alles hiljuti Objektiivis avaldasime artikli, mille on kirjutanud Portugali politoloog ja ajaloolane Rafael Pinto Borges, kes avaldas selle artikli omakorda täiesti sellises mõjukaski konservatiivide seas mõjukas väljaandes European Conservative ehk Euroopa konservatiiv. Ja seal ta viisakalt, aga otsekoheselt ja ütleks, et sõnu säästmata ja otsekohesuses mitte midagi tingimata paneb Kaja Kallase paika teravalt ja väga tõsiselt, et see on ainult üks nendest artiklite laviinidest Euroopa Liidu eriti konservatiivide poolt, aga väga palju ka erinevate liikide poolt, et näiteks endine Kreeka majandusminister Varoufakis on Kaja Kallast juba mitu aastat tagasi kritiseerinud ja olnud juba põhimõtteliselt häireolukorras enne seda, kui ta Euroopa Liidu välisasjanduse suureks esindajaks sai. Aga kui ma siin natukene tsiteeriksin seda mainitud artiklit Rafael Pinto Borgese oma, siis siin võetakse see asi nagu täiesti suurepäraselt kokku. Tõepoolest, ütleb Borges, milleks on proua Kallas vajalik? Komisjoni näiline välisminister on diplomaatiliselt nii isoleeritud, et olulised rahvusvahelised tegijad keelduvad temaga suhtlemast. Tsitaadi lõpp. Jah, sellest me oleme rääkinud algusest peale, et Kaja Kallas on olnud täielikus isolatsioonis. Ei ole tal ei Ameerika Ühendriikide juurde mingisugust kanalit, rääkimata Venemaa juurde, et Venemaaga on tal täiesti kanalid loomulikult suletud ja seda siis olukorras, kus meie kontinent on vaata et peaaegu kõige keerulisemas julgeolekupoliitilises olukorras. Ühelt poolt on oht, et laguneb NATO, teiselt poolt on oht, et üle Euroopa peade teeb USA Venemaaga mingi diili, mille üks osapool ja
tunnistab avalikult, et tegelikult mis seal on Ukrainas käidud, on proksi sõda kahe erineva suurriigi vahel, USA ja Venemaa vahel, aga ma tsiteerin edasi seda Borgese artiklit. Samal ajal, kui venelased, ukrainlased ja ameeriklased arutavad Euroopa verisema maismaakonflikti lõppu alates 1945. aastast, on ainus mõeldav viis Euroopa Liidu osalemiseks kõnelustes see, et nimetatakse täiesti uus Euroopa Liidu erisaadik. Ükski Euroopa pealinn ei usu tegelikult, et Kreml oleks kunagi valmis istuma laua taha Kallasega, kelle kalduvus šokeerivale, lapsikule ja ebadiplomaatilisele käitumisele on muutunud ülemaailmseks kõneaineks. Tsitaadi lõpp. Niimoodi kirjutab üks politoloog Portugalist ja need ei ole isoleeritud arvamused. Võin teile kinnitada, neid artikleid on palju, kus Kallast täpselt nendes samades punktides ja täiesti õigustatult süüdistatakse. Tema šokeerivalt, ütleme niimoodi, et ei ole välja toodud seda, mida selle šokeeriva all siis välja mõeldakse. Seda mõeldakse eelkõige šokeerivalt rumalat käitumist, šokeerivalt rumalaid väljaütlemisi. Aga selline lapsik ja ebadiplomaatiline käitumine on muutunud ka siis Borgese arvates ülemaailmseks kõneaineks. Et meil on tegelikult Euroopa Liidu välisasjade suur esindaja, eestlane, kelle juures on nagu märgata seda, et kogu maailm saab Eestist nüüd sellise kuvandi, et siin enam-vähem nagu poliitikud sellised ongi. Et kõige halvem näide, mida Eestist üleüldse võiks maailmale pakkuda, on Kaja Kallas. Meie loomulikult teadsime seda juba ammu, kui ta läks Euroopasse, aga nüüd on siis ka Euroopa ja tegelikult ka kogu maailm saanud teada, milline on Kaja Kallase tegelik intellektuaalne võimekus ja ka moraalne pale. Aga see selleks ja loomulikult, tulles tagasi nüüd selle märkuse juurde, see on nüüd see, mida Karis siin välja ütleb, mis on ilmselt olnud Euroopa Liidu ringkondades, aga vähemalt Euroopa opositsioonilistes ringkondades olnud kõneaineks juba pikalt, etki Euroopa tegelikult tahab hakata diplomaatiliselt tegema mingeidki käike, kas Venemaa suunal või USA suunal, siis tuleks valida sinna eriesindaja, ehk siis sellega tegelikult tunnistab nii Karis kui ka need kommentaatorid juba teadlikult ja täiesti avalikult pikka aega on rääkinud, meie ka siin muuseas, et Kaja Kallas ei saa oma tööga hakkama, eks see on Kaja Kallase töö, mida ta peaks tegema. Minema Venemaa juurde, rääkima läbi, arutama asju, see on Kaja Kallase töö vastupidi. Kaja Kallas on end positsioneerinud sellise, sellena, mille pinnalt ta selle tööga sai, ehk siis selliste sõjapartei jutupunktide piinliku täpse kordamisega. Kordajana ja on näidanud seda, et tal mingisuguseid iseseisvaid mõtteid ei ole. See sama plaat, mida ta peale pani Ukraina konflikti alguses, see on siis nüüd kestnud ja viinud ta välja kuni Euroopa Komisjoni kõrge ametnikuni, Euroopa välisasjade esindajaks. Ja nüüd ta üritab seda plaati mängida edasi, aga need hinnangud, mida siin see mainitud artikkel annab, hinnangud, mida talle antakse Euroopa Parlamendis iga päev ja paljude teiste konservatiivide kommentaatorite poolt, need ei ole meelitavad. Ja nüüd, kui Karis tõepoolest tuleb välja ja ütleb teatas mõttes Eesti riigipehana seda, et meil on vaja eriesindajat sinna ning annab sellega mõista, et Kaja Kallas see eriesindaja ei ole, ta ei saa oma tööga hakkama, siis loomulikult ajab see kogu eelkõige reformierakondliku eliidi täiesti marru ja need asjad, mida sa siin juba välja oled öelnud, on siis üheks selliseks, kuidas öelda, väljenduseks sellest, et mida see eliit siis on nüüd välja öelnud, siin Marko Mihkelson ja teised on oma sõna poetanud selles küsimuses loomulikult, aga mis kogu selle asja juures, kui nüüd sellest Kallase temaatikast nagu lahkuda ja Euroopa Liidu temaatikast lahkuda, on see, ja siirduda nagu üldisemate temaatikate poole on see, et mis meile vastu vaatab sellisest täiesti paanilisest reaktsioonist Karise täiesti tervemõistuslikule positsioonile.
täiesti mõistlikule, rahulikule positsioonile, et praeguses julgeolekuolukorras me peaksime tõesti Euroopa Liidu tasemel hakkama läbi rääkima ja mitte ainult süüdistama, mitte ainult tükeldama, mitte ainult põlvili suruma, vaid hakkama läbi rääkima, tegelema tõelise ja reaalse diplomaatiaga. Ja mida see endaga kaasa on toonud, on just nimelt see, et nendest reaktsioonidest me näeme, kuivõrd kramplik ja nomenklatuurne, dogmaatiline ja silmaklappides on Eesti välispoliitika ja Eesti välispoliitiline eliit. Siin oleks nüüd justkui pandud ette, ma ei ütlekski enam mingisugune lauluraamat, et see lauluraamat on nagu veel vaatad liiga nõrk kujund. Siin on pandud ette peaaegu mingisugune ühispartei distsipliin, et kõik peavad jälgima ühtset poliitikat, Venemaa tuleb põlvili suruda, Venemaaga pole mitte midagi läbi rääkida, Putini koht on Haagi kohtus ja kõik. Ja keegi ei tohi sellest vähimalgi määral ei paremale ega vasakule kalduda. Need on need ametlikud punktid. Üheks peamiseks väravavalvuriks on siin olnud loomulikult Margus Tsahkna välisministrina, kes on, nagu mainisidki, kritiseerinud nii Kasahstani kaasuses Eesti suursaadikud seal ja siis Karist loomulikult, mitte ainult kritiseerinud, vaid ka lasknud siis suursaadiku lahti, nagu siin mainitud on. Ja nüüd praegusel hetkel, ja Margus Tsahkna taga võib näha loomulikult välisministeeriumi ühte peamist poliitikakujundajat, kantsler Jonatan Vseviov, keda on isegi seesama Postimees, kelle juhtkirja me siin mainisime, maininud vaat et peaaegu Eesti üllatus järgmise presidendina, üheks kandidaadiks Eesti järgmise presidendi toolile. Nii et see on ka huvitav või sattumus, aga fakt on see, et selline Jonatan Vseviovi poolt kujundatud kramplik hoiak annab meile nüüd väga selgelt edasi seda, et kuhu me tegelikult siin riigis oleme välja jõudnud, millisesse kramplikusse positsiooni, mille tulemusi tegelikult me justkui üldse kaalule ei pane. Et me räägime siin Venemaa Putini Haagi toomisest ja enam-vähem Venemaa tükeldamisest ja mitte mingisugusest läbirääkimisest olukorras, kus tegelikult igasugune jõuõlg sellisteks sammudeks Venemaa puhul meil puudub. Puudub meil, puudub Baltikumil, puudub Soomel, puudub Rootsil, puudub kogu Euroopal tervikuna. Meie aga teeme ainult suuri sõnu ja reageerime kramplikult dogmaatiliselt siis, kui sellest ühispartei, sellest liinist kas või tsipakenegi kõrvale kaldutakse. Et see on järjekordne näide sellest, mis see endaga kaasa toob. See võib endaga kaasa tuua reaalse konflikti, see võib endaga kaasa tuua selle, või me näeme seda, et Eesti praegune juhtkond on täiesti võimetu mingil muul viisil käituma Venemaa suhtes ja kogu selles väga keerulises julgeolekupoliitilises olukorras, kui see selliste kramplike loosungite tegemine ilma igasuguse jõuõlata. Kui sa lubad, ma tuleksin korra veel Kaja Kallase persooni juurde tagasi ja tahtsin lihtsalt vahele pista enne seda, et kujutage nüüd ette, et meie armas laulurahvas saab kord 1000 aasta jooksul maailmalt sellise pakkumise, et olge head inimesed, andke meile üks võimekas liider. Et me paneme praegu kokku siin sellist, mitte nüüd valitsust, aga otsime vähemasti Euroopale uusi esindusnägusid ja olge nüüd teie nii head, armas laulurahvas, saatke enda keskelt parim. Laulurahvas tuleb kokku, laulab mõned laulud, loitsib mõned loitsud ja leitaksegi enda keskelt kõige parem esindaja, Kaja Kallas. Ja saadetakse maailma. Ja nii see kahjuks on. Nii see kahjuks on, et meie parim esindaja 1000 aasta jooksul, keda kogu maailm on nüüd tundma õppinud, on Kaja Kallas ja sellisena ta ka ajalooõpikutesse läheb.
see on Veiko karikatuuri teema tegelikult. See on karikatuuri teema, jah. Väga hea, sa praegu kirjeldasid ühte väga head karikatuuri. Multifilmi teema, et seda on isegi raske nagu ühe karikatuuriga edasi anda, et noh, et see, kuidas laulurahvas nõu peab ja kuidas ta siis loitsib ja nii edasi, et noh, see meenutab seda filmi Malev ja mõningaid stseene sellest. Aga tuleme jah selle suure poliitika teema juurde tagasi. Sa mainisid siin presidendi valimisi ja tõepoolest Jonatan Vsevolodi välisministeeriumi kantsleri ja siis nii-öelda Eesti sõjapartei ühe näo nimi on läbi käinud spekulatsioonidest, et kes võidaks välja käia. Võib-olla, et me oleme ka ise mõnes saates seda kommenteerinud, mul ei tule praegu meelde, aga me oleme tegelikult seda presidendi valimiste teemat kas ühes Fookuses saates või mõnes varasemas Objektiivi raadiosaates. Me oleme seda teinud küll ja rääkinud isegi Jonatan Vsevolodi fenomenist. No just, et ma üldse muidugi ei välista seda, et koalitsioon, praegune siis Riigikogu koalitsioon võib üritada, kui neil ikkagi on need hääled koos, 69 häält, Vsevolodist teha presidenti, kui muidugi Vsevolod ise seda tahab ja oma karjääri niimoodi näeb, et noh, sellisel keerulisel ajal oleks meil vaja kindla sõnaga ja sellist presidenti, kes ei eristuks nagu Karis praegu, seda saab talle ette heita. Aga teistpidi mina olen jäänud jälle mõtlema selle üle, et kas see Karise ootamatu selgroo otsimine, sest ta varem ikkagi ju tegi kõike seda, mida põhimõtteliselt valitsus talle ette andis, eks ole, või ka välisministeerium, Islandi väljak. Et kõik need kõned ta luges maha, mida võib-olla isegi Jonatan Vsevolod talle kokku kirjutas või mõni teine siis nii-öelda välisministeeriumi näpunäidete alusel ja see kurikuulus Venemaa põlvili surumise jutt pärineb ka ilmselt Islandi väljakult, ma arvan, et see ei ole Karis enda väljamõeldis, vaid see on tulnud sealt. Ja Karis siis lihtsalt luges selle ette. Aga nüüd jah, Karis on hakanud nagu selgroogu otsima ja kahtlemata on teda isiklikult solvanud ja pahandanud vägagi nii-öelda selle Islandi väljaku ehk siis välisministeeriumi käitumine seoses Kasahstaniga ja on näha, et president tahab ennast rohkem maksma panna, nii nagu kunagi legendaarne lennutaadu ehk siis Lennart Meri oli presidendina ikkagi äärmiselt suveräänne, et mingisugused välisministrid, isegi mitte mingisugused peaministrid ei tulnud Lennart Merile ütlema, kuidas tuleb Eestit esindada või mis Eesti välispoliitika on. Et Meri oli nii suur suverään. Kahtlemata Alar Karis seda mõõtu mees ei ole, aga ma üldse ei välista, et ka tema tegelikult valmistab ikkagi ette või valmistub presidendi valimisteks. Ta on andnud mõista, et ta veel kaalub, kas ta kandideerib ja tänaseks on ilmselt üliselge, et kindlasti Reformierakond, Eesti 200 ja ilmselt ka sotsialistid, võimalik, et ka Isamaa teda ei toeta suvistel presidendivalimistel, mis kuus need täpselt toimuvadki, Riigikogus siis kõigepealt. Aga kui Riigikogus ei õnnestu presidenti ära valida, siis läheb järg valijameeste kogule ja seal võivad olla Karisel ikkagi täiesti reaalsed ja arvestatavad võimalused. Muide täna, kui me seda saadet salvestame, ma nägin uudist, kus Keskerakond teatas, et toetab Karise jätkamist presidendina. Need Keskerakond on juba tegelikult Karise taha tulnud. Ka EKRE üks juhtidest Mart Helme on suhteliselt ütleme siis toetavalt, vähemasti selles konfliktis Karise suhtes sõna poetanud, olles siis jah pigem Karise poolt ja jaatades Karise initsiatiivi ja kritiseerides siis Margus Tsahkna tegevust Karise kritiseerimisel omakorda. Nii et EKRE on muidugi varem ka öelnud, et nad ei toeta Karist presidendina, aga see võib muutuda. Nii et kui on juba EKRE ja Keskerakond Karise taga valijameeste kogus, võib-olla ka Isamaa mingid tegelased, võib-olla ka
need valimisliidud, kus nad võimul on ja oma esindajad saadavad sinna, et siis Karisel võib olla šanss ja see võib olla tema nagu üks arvestus ka, et ta nüüd on otsustanud selja sirgu lüüa. Aga mis puudutab nüüd seda Marko Mihkelsoni kriitikat, mida sa ka korra mainisid, siis tõepoolest, et Marko Mihkelson tegi kolmapäeval või ilmselt kolmapäeval siis tegi sellise Facebooki postituse reageerides siis president Karise väljaütlemistele ja see on iseendast väga tähelepanuväärne postitus, mida tasuks isegi vaadata. Selle lõpus ta ütleb, et Putini koht pole läbirääkimiste laua taga, vaid Haagi kohtu ees. Mis siis on tegelikult olnud Eesti välispoliitilise ladviku, kes seda välispoliitikat on siin kujundanud, eks ole, Reformierakond, Eesti 200, selle seisukoht, et Putin tuleb ja mitte ainult Putin, vaid kogu Venemaa juhtkond tuleb anda siis rahvusvahelise tribunali kätte ja tuua Haagi sõjakuritegude eest ja agressiooni korraldamisest Ukraina vastu. Aga nüüd minu küsimus on, et kusjuures ma oleksin ju ise sellega täiesti nõus, et tõepoolest, et kui meil on tegemist sõjakurjategijatega, kui meil on tegemist agressoritega, et siis nad peaksid tõepoolest ju vastutust andma või vastust andma oma tegude eest. Küsimus on ainult selles, et kuidas neid sinna sõjakohtu või siis selle tribunali ette tuua õnnestub. Mis on see jõud, mis nad sinna tooks? Jällegi me oleme seda varem sellest rääkinud ja ma olen toonud selle näite, et 1945. aastal tungisid liitlased lõpuks ju Saksamaale, murdsid natsirežiimi, Punaarmee vallutas Berliini, natside pealikud võeti kõik kinni, Hitler siis väidetavalt tappis ennast ära, teda ei saanud kohtu alla tuua, aga enamik natsiliidreid toodi siis Nürnbergi. Mõned poodi ülesse ja mõned said vanglakaristused ja nii edasi, kuidas sellega oli. Et kas te kujutate nüüd ette, et Venemaa suhtes tehakse midagi sarnast? Ja tundub, et Marko Mihkelson tegelikult kujutab seda ette, sest ta selles samas postituses kirjutab, et mida siis peaks tegema. Ta ütleb, et lääne liitlasriikide relvajõud peaksid olema valmis sisenema Ukrainasse ja looma turvaalad Dnepri läänekaldal. Kehtestama vähemalt osalise lennukeelutsooni, ehk siis see tähendab Vene lennukite allatulistamist NATO õhujõudude poolt. Kolmandaks, varustama Ukrainat kõige arenenuma relvastusega, ehk siis andma kõige kaasaegsema relvastuse Ukraina sõduritele, Ukraina armeele ja viimaks siis avaldama ka Venemaale survet massiivsete otseste või teiseste sanktsioonide kaudu, mis on nagunii juba jõustatud siin nende aastate jooksul. Aga need esimesed punktid tähendavad ju otsest lääne sõjalist interventsiooni, sõjalist sekkumist Ukraina konfliktis. NATO väed või ma ei tea, lääneliitlaste väed, kuidas oli tahtekoalitsioon, selle väed siis viiakse Ukrainasse, Eesti sealhulgas, sest seda on juba ju lubatud, eks ole, et Eesti väed lähevad ka, kui minnakse rahvusvahelise koalitsiooniga Ukrainasse Venemaa vastu. Nii, lennukeelutsoon, see tähendab, et see tuleb tagada reaalselt siis NATO lennukitega, eks ole, NATO õhutõrjega. Ja siis kõige arenenuma relvastuse andmine Ukraina armeele, et see oleks siis nagu Marko Mihkelsoni retsept, kuidas lahendada Ukraina konflikti. Ja sealt edasi siis juba Venemaa tuleks sõjaliselt purustada, sodiks tampida. Ma ei tea, kas siis juba minnakse Moskva peale, kas siis Putin, Lavrov, Gerassimov ja kes nad seal kõik on, püütakse kinni nagu mingisugused poevargad ja tuuakse siis Haagi tribunali ette. Ja siis me näeme neid kaadreid, kuidas neid üle kuulatakse ja võib-olla siis taastatakse ka surmanuhtlus selleks ajaks Euroopa Liidus, et saaks nad kenasti seal üles puua, nii nagu Saddam Husseiniga tehti ja ka natsikurjategijatega pärast teist maailmasõda. Et see on täiesti hullumeelne retsept, mida siis Marko Mihkelson, kes ei ole lihtsalt Reformierakonna liige, vaid kes on tegelikult ju, kui ma nüüd ei eksi, siis Riigikogu väliskomisjoni esimees.
nii, et sellel tasemel mees räägib lääne sõjalisest sekkumisest Ukraina konflikti ja põhimõtteliselt on seisukohal, et muud väljapääsu ei ole. Et Venemaa vastu tuleb minna sõjalise jõuga. See on Marko Mihkelsoni ja loomulikult ka kõigi teiste nende sõjapartei esindajate sõnum. Venemaa vastu tuleb minna jõuga. Ainult jõuga on võimalik Venemaa imperialismile vastu astuda. Nii. Et kui me nüüd mõtleme sellele väljaütlemisele või sellele seisukohale, mida siis Riigikogu liige, väliskomisjoni esimees, kui ma nüüd tõesti ei eksi selle tiitliga, ütleb Venemaa suhtes. Ja me oleme siin väga tundlikud, kui mingi tuumasaadik või ka mingisugune ka tuumakomisjoni esimees ütleb midagi Balti riikide kohta, seal Balti riikide suveräänsuse kohta või et Venemaa peaks midagi meie suhtes ette võtma või siis ka endine president Medvedjev, kas purjus peaga või mitte purjus peaga postitab mingisuguse postituse, öeldes, et tuleks tuumarelvaga ära pühkida nad kõik või mida iganes. Me oleme väga tundlikud selliste asjade peale ja räägime, kuidas Vene karu ja Vene oht ja kõik see meid ohustab. Nii, ja ma ise oma esindajate suu läbi, me praalime ju samamoodi, nagu sa ütlesid, omamata jõuõlga. Võib-olla tõesti, kui meil oleks praegu see Bideni USA veel alles ja sellel USA juhtkonnal oleks tahe Venemaaga minna sõjalisse konflikti. Aga praeguse administratsiooni puhul, Donald Trumpi administratsiooni puhul on ju selgelt näha, et nad tahavad sellest konfliktist väljuda. Nad tahavad ära tulla sealt. Ja nad teevad rahu, ükskõik mis, nad teevad selle rahu lõpuks ikkagi ära. Nii. Ja meie siis tõmbame need tuurid käima ja ütleme, et ei, meie jätkame siin seda sõda. Ja meil ei ole endal mitte midagi. Me oleme isegi oma relvad ju kõik, mitte kõik, aga suure osa relvastusest ära andnud Ukrainal, oleme üle miljardi Eesti maksumaksja raha kõigi nende aastate jooksul Ukraina heaks ära andnud. Ja me praalime siin, me nõuame sõda, põhimõtteliselt me nõuame sõda Venemaa vastu. Et lõpuks Vene imperialism peab saama lüüa Putin rahvusvahelise kohtu ette, kogu Venemaa juhtkond Haagi tribunali alla, see on see, mida meie tahame. Ja nüüd tegelikult ma tahtsin kommenteerida lühidalt ka veel seda, et kui nüüd see Karis on tulnud välja toetusega läbirääkimistel, et siis me ei maksa ju arvata seda, et Karis tahaks kuidagi, ma ei tea, Venemaaga suhteid tingimata normaliseerida või mingisugust Vene sõbralikku poliitikat ajada. Et ei, tegelikult on selle Euroopa Liidu nii-öelda laua taha saamine või et Euroopa eriesindaja siis ka kuidagi sinna läbirääkimiste ruumi saaks. Et see on ju tegelikult Euroopa enda siuke väga egoistlik huvi, sest nad teavad, et kui osapoolteks on ainult Putin ja Trump ja võib-olla siis ka natuke Zelenski lastakse korraks sisse ja Euroopa on täiesti ruumist väljas, et siis Euroopal ei ole üldse mitte mingeid võimalusi oma huve kaitsta. Ja kahtlemata on Euroopal ka oma huvid, Euroopa suurriikidel on oma huvid, nii et tegelikult see on vägagi egoistlik huvi saada Euroopa esindaja sinna laua taha. Nii et siin ei ole midagi tegemist mingisuguse Vene sõbralikkusega nii-öelda a priori, et nüüd Karis tahab kuidagi muuta Eesti välispoliitikat. Ma arvan, et ta ei taha muuta, ta lihtsalt on realist. Ta saab aru, et me teeme lollisti, kui me jätkame praalimist, kui me jätkame sõja õhutamist, et praegult on lihtsalt see momentum, kus Euroopa peab suutma olema siis täiskasvanulik ja mitte loopima lapsikusi, kui me vaatame Kaja Kallast või vaatame Marko Mihkelsoni või Margust Tsahknat või kogu seda Kamariljat. Et see on täielik lasteaed, võib-olla isegi lastesõim, mis hüppab üles alla lutid suus. Ja Karis on vähemasti nii palju täiskasvanulik, et ta saab aru, et siin on praegu, et sellised joniponnid jäetakse praegu üldse kõrvale, et meil katsume nüüd ikkagi kuidagi niimoodi käituda, et me saaksime laua taha. Aga ma annan sulle praegu sõna jälle tagasi. Ja ma arvan, et siin võib juhtuda see tõesti, et Karis selliste
nagu pealiinist lahknevate sõnavõttude taga on hoopis laiem kontekst ja see kontekst võib olla see, et Karis kas teadlikult või kuidagi alateadlikult, pigem arvan, et teadlikult mängib sellele, mida USA nii-öelda maailma ja välispoliitikas praegu tegema hakkab, üritades siis saavutada Putini Venemaaga Ukraina osas mingit kokkulepet. Ja selles optikas tegelikult ühendub siin kaks erinevat asja. Nimelt see, et Karis jättis ju 2 korda välja kuulutamata kirikute ja koguduste seaduse, mis siis omistas keelatud kanoonilise sidemena sidet Moskva patriarhaadiga ja nõudis, et see side tuleb ära lõpetada. Ja nüüd siis sellised väljaütlemised, olgu siis Kasahstani kaasus, kus Venemaa kriitikat üritati maha natukene toonida ja olgu siis nüüd see väljaütlemine. Et siin võib taga olla tegelikult see, et Karis tõepoolest mängib mingisugusele laiemale poliitika muutusele ja võib-olla mitte ainult mängib, vaid et ma spekuleerin loomulikult, et siin võib olla mängus ka mingisugune reaalne USA või välisriikide surve, kes ütlevad, et nüüd oleks mõistlik teha mingil tasandil Eesti poliitika ešelonides muudatus nendes küsimustes. Ja kui on käidud Kentmani tänaval USA suursaatkonnas, kus juba uus suursaadik on olemas, kui on tehtud omaenda arvestused selles liinis ära, siis on tegelikult Karise väljaütlemised ja teod, olgu siis nii kirikute ja koguduste seaduse puhul, kui ka nüüd selle praeguse hiljutise väljaütlemise puhul on teatavas mõttes mõistetavad, eks ju. Ja mis siin nagu väljendub, on see, et mis hakkab väljenduma Euroopas ilmselt laiemalt veel, on see, et on 2 nii-öelda teineteisega konkureerivat parteid. Et Euroopa sõjapartei, mida sa nimetasid lasteaiaks või lastesõimeks, üritab edasi rabeleda ja jalgu vastu maad trampida, nii nagu Kaja Kallas on seda teinud, nõuda põhimõtteliselt otsest konflikti Venemaaga, nõuda 3. maailmasõda selle tulemusel, nõuda tegelikult nii nagu Vseviov, nii nagu Marko Mihkelson, nii nagu Tsahkna siin trambivad ja nõuavad põhimõtteliselt Venemaa hävitamist Eesti rahva ja riigi totaalse hävitamise hinnaga. See on see totaalne või otsene tulemus, otsene tagajärg meile, eestlastele, kui me kõik selle Mihkelsoni meelevigase plaani paneksime tööle, siis selle tagajärjel võite te eluga hüvasti jätta, kulla head inimesed, kui Marko plaan peaks käiku minema. Et kui ühelt poolt on see Euroopa sõjapartei vana niinimetatud ladvik ja nomenklatuur, kes veel üritab siin midagi karjuda, siis teiselt poolt on justkui näha, et Karis võtab teistsuguseid positsioone ja üritab mängida nagu laiemale perspektiivile, rääkides siin tõepoolest siis Euroopa võimalikust läbirääkimisest Venemaaga. Mitte isegi Eesti läbirääkimisest Venemaaga, seda pole Karis veel öelnud. Ja ma nõustun sinuga täiesti, et Karis on öelnud välja midagi täiesti nagu esiteks elementaarselt, aga midagi väga-väga sellist tagasihoidlikku, et see ei ole veel mitte midagi sellist nagu eripärast maailma poliitikas. Et kujutad see ette, et nüüd tuleb keegi ütleb, et tegelikult me nagu Euroopa Liidu tasemel peaksime hakkama rääkima väga keerulises julgeolekuolukorras läbi Venemaaga. Ja seda tõlgendab, seda puhast sellist hüpoteetilist või sellist, kuidas öelda, tagasihoidlikku ettepanekut tõlgendab siis kogu meie vana Euroopa sõjapartei ja Euroopa ja USA nii-öelda süvariigi lakei seltskond siin ühispartei tõlgendab sellise nii-öelda täiesti usust taganemisena. No siis kujutate ette veel see, et kui Karis paneks ette seda või keegi Eesti poliitilistes juhtkonna liikmetest paneks seda, et aga võib-olla me peaksime ise ka midagi sellist mõtlema vähemalt siin Eestis, plaan B, plaan C-na, et me Venemaa pideva torkimise asemel üritame luua
vähemalt omalt poolt üritame luua mingisugust normaalset läbikäiku Venemaaga, et me ei tekita seda, et ainus lahendus, mille Venemaa siiapoole vaadates võib teha, on põhimõtteliselt algatada 3. maailmasõda või ma ei usu, et Eesti või kellegi pärast seda 3. maailmasõda algatatakse, aga algatada kas või regionaalne konflikt Eesti äravõtmise ja Eesti hävitamise teel. Et see ei oleks ainus vahend Venemaa arsenalis, vaid mängida omalt poolt välja mingidki lisavõimalused. Ja selles mõttes mulle tundub, et Karise positsioon nii koguduse, kirikute ja koguduse seaduse mitte väljakuulutamisega, mis oli ju seadusena selgelt vastuolus sellele, mida tegelikult ja USA asepeaminister J.D. Vance oma Müncheni kuulsas kõnes ütles, et USA hakkab eelkõige tegelema sellega ka Euroopa suunal, et tagada siin sõnavabadus ja tagada siin religioonivabadus. Et sellest võib olla mitut meelt, et kas see on nüüd USA peamine prioriteet Euroopas. Mina ei usu seda, ma olen vägagi skeptiline selles suunas, aga vähemalt avalikult on välja öeldud see ja üle pika aja oli ka siis Euroopa juhtkonnale ette pandud väga tõsine kriitika selles osas, mida nad teevad oma kodanike sõnavabadusega. Ja täpselt sellesse optikasse asetus ka Karise 2 korda eitav otsus kirikute ja koguduse seadusele, mis on otseses vastuolus loomulikult sellega, mida siis Vance oma kõnes Münchenis välja ütles. Nii et siin võib juhtuda niimoodi, et ma paiskan esile lihtsalt küsimused, kas on Karise sellised positsioonid esimeseks linnukeseks sellest, mida me hakkama nägema nii Eestis kui Euroopas laiemalt sellest, et nüüd siis see vana sõjapartei, kes peaaegu et üritab veel viimast võtta ja ikkagi seda 3. maailmasõda sealt Ukrainast välja meelitada, selle asemele hakkab tulema konkureeriv nomenklatuur ja konkureerivad arvamused ja need arvamused hakkavad tegelikult tulema endiste peavoolu erakondade, endiste peavoolu presidentide suust, sellepärast, et need lähevad rohkem selle praeguse USA liiniga kokku kui enne. Et kas me hakkame tegelikult nägema ka Eesti poliitikas seda, et meil on 2 konkureerivat eliiti, nii et Kentmani tänava poiste USA suursaatkonna ja Roman Pipko käsi oleks ka siin Eestis kuidagi märgatav. See on selline küsimus ja minule tundub, et Karise selliseid väljaütlemisi vaated peaaegu võiks sellises perspektiivis tõlgendada. No ja siin saab olema huvitav, et milliseks kujuneb Riigikohtu otsus nüüd seoses kirikute ja koguduste seadusega ja selle tunnistamisega siis kas põhiseadusvastaseks või vastupidi põhiseadusega kooskõlas olevaks. Nimelt siis president Alar Karis, nagu sa mainisid, on tõepoolest jätnud 2 korral selle seaduse välja kuulutamata ja tegelikult isegi 3 korral, sest 3. korda võeti see seadus vastu 25. aasta septembris ja siis pöördus juba president, nii nagu kord ette näeb, Riigikohtusse, et Riigikohus oma hinnangu annaks. Ja kuna me lubasime ka natuke sellel teemal rääkida siin saate lõpus, siis ma mõned repliigid selle asja kohta ka ütlen. Nimelt siis teisipäeval 3. veebruaril oli siis Riigikohtu avalik istung, kus siis kuulati eri osapooled ära. Seal olid siis Vabariigi Valitsus, keda esindas vandeadvokaat Allar Jõks, endine õiguskantsler, ja seal oli ka Siseministeeriumi esindajad loomulikult. Siis oli Riigikogu esindus riigikogulastest Valdo Randpere, on ta siis õiguskomisjoni liige ilmselt, presidendi nõunik, ma kunagi ei suuda tema nime välja ütelda, tema oli seal ja siis olid veel kaasatud osapooled nagu Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku esindajad, 2 vandeadvokaati ja piiskop Daniel ja samuti Eesti Kirikute Nõukogu esindaja, kes siis jättis kasutamata võimalus üldse midagi seal ütelda või kommenteerida, nii et ta lihtsalt oli siis põhimõtteliselt nagu vaatleja.
ja tal ei olnudki, mis on ka omamoodi skandaalne asi, et tegelikult Eesti Kirikute Nõukogu esindajal ei olnud mitte ühtegi sõna ütelda sisuliselt küsimuse kohta, kus valitsuse esindaja Allar Jõks nõudis häälekalt, et kirikute koguduste seadus on kooskõlas põhiseadusega ja et riigil peab olema võimalus ennetavalt kirikuid sulgeda, sundlõpetada, täpsemalt juhul, kui nendel on mingisugused keelatud sidemed välisriigi keskuse või usujuhiga, kes siis on tunnistatud julgeoleku ohuks. Ja tegelikult see ongi see aspekt, mida ma täna tahaksin tuua esile. Ma loodan, et meil on võimalus sellest ka tulevikus rääkida ja veel mõnes teises saates või ka kirjutada mõni artikkel sel teemal. Aga just nimelt see on minu jaoks praegu keskne küsimus. Me oleme seda kirikute ja usuvabaduse teemat siin arutanud erinevates saadetes ja praegu ei ole mõtet seda enam üle korrata. Küll aga see on tegelikult skandaalne, et vabariigi valitsus ja loomulikult siis ka Riigikogu enamus, Riigikogu koalitsioon, see on nagu üks löögirusikas ja see on ka hea näide illustratsioon sellest, kuidas tegelikult meil seadusandlik ja täitevvõim lahus ei ole, nagu põhiseadus ette näeb, vaid tegelikult Riigikogu juhitaksegi valitsusest või koalitsiooni nõukogust ja nagu seal otsustatakse, nii siis ka Riigikogu kummitemplina teeb ja tegelikult suurt vahet ei olegi. Et Eestit ikkagi juhitakse ja seadusi ka tehakse valitsuses ja mitte niivõrd parlamendis. Ja seal on siis võetud pähe see, et julgeoleku nimel, Eesti julgeoleku tagamise nimel peab täitevvõimul olema suurem tegutsemisruum ja vabadus selliste usuühenduste tegevuse piiramisel, juhul kui nendes nähakse ohtu. Ja ma arvan, et see oli Allar Jõks, ikkagi see oli Allar Jõks, jah, kes ütles välja ju sõna otseses mõttes, et kirikud on mõjutusvahendid. Kirikud ei ole mitte siis nii-öelda usklike kogunemiskohad või kogudused, kus siis usurahvas koos käib, jumalat teenib, vaid Allar Jõks rääkis kirikutest kui mõjutusvahendite võtmes. Juba see on iseendast skandaalne. Näha usuühingutes mõjutusvahendeid. Kõik on siis mõjutusvahendid. Katoliku kirik loomulikult, õigeusu kirik, protestantlikud kirikud. Lihtsalt küsimus on, kes on see mõjutaja, kes seda vahendit kasutab. Et seal on võib-olla Eesti valitsuse või nomenklatuuri jaoks sõbralikud mõjutajad, aga Vene õigeusu kiriku kohaliku haru puhul on kahtlemata tegemist ikkagi vaenuliku mõjutajaga. Ja siis tekkiski küsimus, et valitsusel peab olema õigus sellist ühendust sundlõpetada ilma, et ta oleks ise midagi valesti teinud. Selle peale küsiski muideks Riigikohtu esimees Villu Kõve, et aga see on ju põhiseadusega keelatud. Paragrahv 48 ütleb, et ühingut saab sulgeda ainult õigusrikkumise tõttu, siis kohtuotsusega. Küsimus, mille siis Allar Jõks pareeris sellega, et aga kui tuvastatakse keelatud sidemed, siis see ongi õigusrikkumine. Ja veel ta rääkis mitmel korral sellel avalikul kuulamisel või istungil sellest, kuidas kirikute koguduste seadus on mõeldud heidutamiseks, usuühingute või kirikute heidutamiseks. Et nad ise korrigeeriksid juba ette oma käitumist. Mille peale seal siis keegi ütles, mul ei tule praegu meelde, kas oli presidendi esindaja või oli see keegi teine riigikohtunik, et vist oli ikkagi presidendi esindaja, kes ütles, et aga sellisel juhul loob see seadus pretsedendi, et mitte ainult usuühingud, vaid miks ka mitte meediaväljaanded või ka näiteks erakonnad ei võiks saada allutatud sellisele printsiibile, et siseminister või mingisugune muu valitsuse esindaja saab ütelda, et teil on keelatud sidemed välismaise mõjutuskeskusega, te tegutsete siin mingisuguste Eesti vastaste seisukohtadega, vähemasti mida siis valitsev partei leiab, et on Eesti vastane ja me sundlõpetame teid. Ma ei tea, minu meelest näiteks sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks oleks üks esimesi, keda saaks niimoodi nende, kuidas teil on need kuulsad Poola-Brasiilia sidemed, eks ole. Et saaks panna sellel argumendiga kinni, et on keelatud sidemed välismaiste mõjutuskeskustega. Et tegelikult me näeme,
kulla inimesed, kes siin ka protestivad, et miks president ei kuulutanud välja, et see Vene kirik tulekski kinni panna, kõik need sibulakuurid tuleks sulgeda, teevad siin ainult FSB luuretööd ja GRU luuretööd. Et tegelikult te näete, et kui me laseme oma ühiskonnas minna täitevvõimul nii kaugele, et nad saavad oma tahtmise kedagi sund lõpetada ilma reaalse õigusrikkumiseta, vaid oma suva alusel. Ja see tuli ka seal jutuks, et kas me siis ei usalda oma julgeolekuasutuste ohuhinnanguid. Me peaksime usaldama julgeolekuasutuste ohuhinnanguid, mille alusel nõutakse ühe või teise, kas siis usuühingu või ka meedia väljaande, näiteks Objektiivi, sundlõpetamist kohtukorraldusel ja kohtunik siis allub nendele argumentidele, ütleb, et nii on jah. Ja tegelikult me näeme, et me oleme väga põhimõttelise, sellise diktatuurilise režiimi kehtestamise mitte enam lävel, vaid juba keset selle kehtestamist. Ja selles mõttes saab olema nüüd väga huvitav Riigikohtu lahend, mis peaks tulema märtsi lõpus selle seaduse vastavuse kohta põhiseadusega. Et kas nad tõepoolest, seda muideks ka seal mainiti seal istungil, keegi tõi välja, et nüüd ka Ameerika administratsioon ei vaata ilmselt hea pilguga otsusele, kui see välja kuulutataks või see seadus nagu kehtima hakkaks. Aga sellel on palju kaugemad tagajärjed kui ainult see Vene kiriku küsimus siin Eestis. Sellel on oma mõju kõikidele ühendustele, kuigi jah, mitte selle kirikute koguduste seaduse kaudu. Aga praegu, aasta otsa on meil praegusel võimuliidul aega teha uusi seadusi selleks, et minna juba siis järgmiseks edasi julgeoleku argumendiga meediavabaduse kallale ja ka poliitiliste vabaduste kallale erakonnaseaduse mõttes. Ma arvan, et tegelikult see protsess on ka juba käima lükatud. Me teame, et Riigikogus on moodustatud komisjon, mis siis peaks mõjutustegevust analüüsima, Venemaa mõjutustegevust ja loomulikult näidatakse järgmise aasta veebruari alguses, kuu aega enne valimisi, näpuga EKRE pihta või siis mõnede teiste nii-öelda venemeelsete poliitiliste jõudude või poliitikute pihta ja ma üldse ei välista, et tullakse ka mingisuguse seaduseelnõuga välja, mis annab alust näiteks rahvuskonservatiive ära keelata enne järgmisi valimisi, mis lööks jällegi kogu selle kaardipaki segamini. Kui just välised mõjud Ameerika Ühendriikidest ei jõua Eestisse ja ei lase nagu Eesti nomenklatuuril natukene ümber rivistuda. Et eks me saame näha. Ma loodan, et me saame sellest rääkida veel tulevastes saadetes, sest see on tegelikult ääretult tähtis teema. Julgeolek versus meie vabadused, meie õigused. See on tõepoolest terve saate teema, mille sa siin nüüd praegu välja võtsid. Lihtsalt vaadates nüüd Allar Jõksi käitumist Riigikohtus, siis võib ütelda, et Jõksi ja paljude teiste käitumine on üles äratanud võib-olla sellise kõige tumedama revolutsioonilise vabariigi traditsiooni, mida siin Eestis ei olegi veel kunagi nähtud. See on revolutsiooniline vabariik, mis tekkis Prantsuse revolutsiooni tulemusel, mis laiutas hiljem Portugalis, Hispaanias, mille üheks aspektiks on Itaalia ühendamine Prantsusmaal loomulikult erinevates vabariikides, kus üheks ühisnimetajaks oli just nimelt selline võitlev ja kiriku õigusi piirav sekularism. Sellest võiksime ka rääkida pikemalt. Sestap kindlasti järgmistes raadiosaatetes me nende teemade juures ka oleme. Aga miks me praeguses raadiosaates enam ei ole, on see, et aeg saab otsa nagu kõik siin elus. Ja sestap peame praegu selle saate lõpetama. Aga ma tänan, Veiko, sinu osalemise eest siin ja järgmistel kordadel kohtume jälle. Ja, aitäh kutsumast. Selline oligi seekord Objektiivi raadiosaade. Mina olen Markus Järvi ja teisel pool interneti silda oli Veiko Vihuri. Tänan kuulamast. Järgmisel korral, järgmisel nädalal kohtume. Kõike head! Objektiivi raadio.